kõik on okei, midagi kuskilt ei lipenda ega ei lopenda. Tere tulemast kõigile siia Tallinna Karjäärikeskusesse Faale mäele Tartu maantee 80. Sügis on kätte jõudnud, koolid on alustanud, lasteaiad alustanud veelgi aktiivsemalt ja see on toonud meid taas selle juurde nagu igal aastal, et on väga palju lapsevanemaid, kes enda lapsed saadavad koolidesse, lasteaedadesse ja kes on siis kas ise taas tööle asumas peale lapsepuhkust või kui me võtame ka viimase 1,5 aasta jooksul tööturu olukorra, siis me näeme ka seda, et on ka neid töökohti, mis on kadunud, kui tegelikult sinna loodeti naasta, nii et tuleb ette võtta täiesti uus kandideerimine uutele ametikohtadele. Eesti on ju tegelikult kogu maailma kontekstis väga silmapaistev olnud läbi aastate selle poolest, et meie vanemapuhkus on piisavalt pikk ja meie toetused lapsevanematele sel perioodil on ka piisavalt head, et tõesti võtta see aeg 1,5 aastat, 2 aastat ja rohkem veel, et keskenduda enda perele, enda lastele. Kuid teiselt poolt me peame arvestama sellega, et mis see kaasa võib tuua. Me teame ka seda, et kui inimesed ei ole pikka aega kandideerimisprotsessis olnud või ka töö kontekstis olnud, et siis see hakkab suurendama natukene ebakindlust kogu selle protsessi ees. Teiselt poolt, kui me oleme eemal olnud tööturust ja nagu me näeme, siis praegu muutub kõik väga kiiresti, et ka need inimesed, kes võib-olla jäid koju 1,5 aastat tagasi, kui kõik töö käis veel niimoodi näost näkku ja koha peal, siis praegu on tulnud hakata ümber kohanema väga tugevasti keskkondadele, mida võib-olla siis niimoodi ei kasutatud. Võtame siin erinevad programmid arvutites. Ja kolmandaks kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et millised on nagu need kohad, mis tuleb läbi mõelda, et lapsed kohaneksid enda lasteaedades ja koolides ja millised on võimalused siis naasta oma töökohale, et on see siis täiskoormusega töö või on võimalik ka osakoormusega siis uuesti jätkata. Nii et need võib-olla need 3 teemat on täna meil järgneva 1,5 tunni jooksul siin fookuses, ehk et ebakindlus, mis võib olla tekkinud, kuidas saada julgust, et kandideerida töökohale ja milliseid nippe saab ja mida tuleb kindlasti läbi mõelda selleks, et kohaneda sellega, et tulla tööturule ja et lapsed saaksid hästi hakkama. Ja selleks oleme me siia Karjäärikeskusesse kokku kutsunud 4 erinevat inimest erinevatest valdkondadest ja loomulikult ka 4 erineva isikliku looga, kes kõik siis saavad selle järgneva aja jooksul anda mõtteid ja luua siin ühe väikese sellise arutelu. Et veel nii palju enda kohta, et mina olen Siim Sarapuu ja Töötukassas Tallinna Harjumaa osakonna juhataja ja siin seda vestlusringi siis 1,5 tunni jooksul püüan vedada. Aga saame siis tuttavaks meie külalistega järjest ja ma loen lühidalt ka ette, kellega meil siin on tegu ja alustame Keishist, Keishi Margus. Keishi on siis Elisa Eesti värbamisjuht ja Keishi on tegutsenud Elisas juba mõnda aega, värvates sinna töötajaid. Elisa, muide, on ka 2020 aasta unistuste tööandja, samuti kannab Elisa ka peresõbraliku ettevõtte märgist ja on ka kaugtöö ja paindliku töö lipulaev. Nii et ma arvan, et Keishi on see, kes saab siin rääkida ja kindlasti ka kuulajad, vaatajad saavad küsida siis neid soovitusi, mida saavad arvesse võtta ka teised ettevõtted selleks, et muutuda veelgi rohkem peresõbralikumaks ja unistuste tööandjaks. Nii et tere tulemast, Keishi. Ja tere, rõõm siin olla. Järgmine külaline on meil Reelika Võsa. Reelika on meil ka värskelt asunud tööle Eesti Töötukassasse tööandjate konsultandina, kuid sinu lugu, et sa ei vahetanud hiljuti mitte ainult töökohta, sa ei vahetanud mitte hiljuti töövaldkonda, vaid sa vahetasid hiljuti ka riiki, kus sa tulid, on kindlasti huvitav hiljem sinu lugu kuulata ja kindlasti ka seda, et mida nõuab nagu selline nii-öelda muutus töökoha vahetuse poole pealt ja need mõned kuud, mis sa oled Töötukassas tööandjate konsultandina
juba saanud olla, et kindlasti on ka sinul jagada seda tagasisidet, et mida nagu meie vaatest me näeme, kuuleme, mida tööandjad ütlevad. Et tere tulemast, Reelika! Tere, tänan kutsumast! Kolmas külaline on meil Laura Kiigemägi ja Laura eelkõige lapsevanem ja nüüd ka see sõna, et karjääripööraja. Et sinu kohta saabki öelda seda sõna, mida me siin aeg-ajalt kasutame, karjääripööraja ja kindlasti me saame seda ka lahti selgitada, et mida siis sellega tuleb arvestada ja mis tähendab selline karjääripöörde tegemine enda elus ja kuidas ja millega siis arvestada, kui alustada peale lapsepuhkust täiesti uues valdkonnas. Nii et tere tulemast, Laura! Aitäh kutsumast! Ja meie neljas külaline on Kristi Staal. Kristi on lasteklubi Väike Päike avatud suhete juht. Ja Kristi on ka varasemalt olnud karjäärinõustaja kogemus, karjäärinõustaja kutse, kuid praegu tegeled sa igapäevaselt laste ja lastevanematega. Ja see on nüüd see kolmas temaatika, mida ma siin ka alguses tõin, et kui nüüd see tööturule naasmine on juba kindel, läbirääkimised on peetud, et kuidas ja mida siis tuleks arvestada sellega, et lapsed ja laps saaksid hästi hakkama ja et siis nii-öelda lapsevanemal oleks ka süda rahul selle otsuse peale, mida ta on teinud, aga kuuleme kindlasti sellest ka lähemalt. Nii et tere tulemast, Kristi! Just, tere hommikust! Nii, ja nüüd veel üks selline, millele tähelepanu pöörata on, ekraanile peaks tulema meil ka Slido parool, ehk et kõik vaatajad saavad saata kõikidel vaatajatel, kuulajatel täiesti olemas. Nüüd aga siis meie tänase teema juurde, et ma saan aru, et kui me siin hommikul kohtusime, siis tegelikult oli ju niimoodi, et te kõik üksteist varasemalt ei tundnud, saab niimoodi öelda, te ei tundnud. Samas, kui te hakkasite omavahel rääkima, siis te justkui oleksite tundnud üksteist päris kaua aega, et need teemad kuidagi väga selgelt sünkroniseerusid, te saite aru, mida te mõtlete, mida te räägite ja nüüd ongi huvitav kuulata seda, et milline on olnud igaühe teie lugu, on see siis nagu läbi selle individuaalse prisma või ka natuke tuues siis sisse seda ettevõtet, kuhu te olete siis tööle asunud või kus te ka praegu töötate. Ja hakkamegi siis siit, Keishi, sinust pihta. Ja tere veel kord ja minu lugu võin natukene nimetada seda ka kui edulooks, et üks asi see, et jah, et täna nagu eelnevalt ka välja toodud, tegutsen Elisa Eestis värbamisjuhina, et võib-olla ka natukene, kui vaatajatel avada, et mis see siis täpselt tähendab, siis minu tiimi üks selline suuri eesmärke on just leida õiged inimesed õigetele kohtadele, seeläbi siis ka toetada meie juhte erinevates küsimustes, lisaks ka muidugi kõiki töötajaid ja aidatagi ka neid just karjääris, ütleme, et oma täpselt sellele õigele kohale, mida nad otsimas on. Kui tulla minu loo juurde tagasi, siis ma ütleks, et see selline hea edulugu võib-olla algaski ka mul just natukene rohkem kui 2,5 aastat tagasi, et tänase teemaga võib-olla siis haakubki just kõige rohkem see, et ka mina olin üks neist, kes lapsehoolduspuhkuselt siis naases uuesti tööturule ja seda mitte siis oma endisesse töökohta, vaid just uutele väljakutsetele. Ehk siis päris ka ise nagu läbi teinud selle kogemuse, et mis täpselt neid inimesi ees ootab, et täna siis ka, et ma arvan, et lisaks sellele, et ma saan võib-olla avada mõtteid tööandja vaatest, et kuidas tööandja võib-olla asja näeb, soovitusi jagada, siis on ka selline oma kogemus lapsevanemana olemas ja just enne jõudsime siin ka kaasistujatega rääkida ja tutvustada natuke ka lastest lähemalt, et siis minu laps nüüd on 5-aastane, aga kui ma tööturule uuesti naasesin, oli ta peatselt 2,5-aastaseks saamas. Et ma arvan, et see on selline võib-olla lühike hea üldine sissejuhatus, et eks me saame detailidesse laskuda ja et ma siis kuulaksin juba hea meelega, mis siin kõrvalkõnelejatel öelda on. Väga hea, aitäh, et lähme niimoodi luuravalt teele ja siis vaatame, et kui sügavale me lõpuks välja jõuame. Reelika, et nagu me enne mainisime, et sinul on tõesti see ka teisest riikist tulemise kogemus ja et ole hea. Jah, mina olen vist siin ainus lapsevanem, kes on olnud lapsega kodus praktiliselt 5 aastat. Et
mul oli küll algusest peale plaanis nii kaua olla, või tähendab, mitte nii kaua olla, aga jah, ma ei arvanud, et see nagu nii pikaks venib lõpuks, et ma kolisin mehega Kanadasse, kui laps oli aastane. Seal oli plaanis natuke ettevõtlusega tegelema hakata, aga koroona tuli peale, paiskas kõik segi. Ja nüüd sel kevadel jõudsin ma sinna punkti, kus ma tundsin, et kõik ma pean kodust välja saama, aga isegi kodutöö ei tule kõne alla enam. et jah, et ma pean tagasi Eestisse tulema, ma tahan oma inimeste juurde ja siis ma hakkasin tööd otsima. No loomulikult on 5 aastat on pikk aeg, et selle jooksul tekivad igasugused hirmud ja ebakindlused, et vahepeal olin ma ennast täiendanud, kuna erialaselt ma pean nagu iga aasta teatud arvu tunde ennast täiendkoolitama, siis see võib-olla aitas nagu vaimu värskena hoida. Aga jah, töökuulutustest jäi mul silma Töötukassa kuulutus, kõnetas mind, et tundus nagu kõik sobivat. Kandideerisin, olin väga üllatunud, kui sain edasi järgmisesse vooru ja samas tekkis nagu selline hasart ka, et teeme ära. et läbisin edukalt konkursi ja nüüd siin ma olen, absoluutselt ei kahetse. No, väga positiivne otsus oli. Aitäh, Reelika. Ja nüüd, kes kuulavad, et ma julgustangi teid ka, et kui te soovite kellegi käest nüüd täpsemalt, nagu te aru saate, siis me alustame hiilivalt, sest et me lähme pärast ka nende küsimustega kindlasti täpsemaks, aga kui kellelgi tekib siin mõne koha pealt selline täpsustav küsimus, mida te soovite veel, et keegi avaks, et siis olge head ja küsige, et see mõte siin ongi, et meil on kindlasti oma teatav temaatika, mida me siin käsitleme, aga me püüame võimalikult palju arvestada sellega, et mis teid kuulajatena just eriti siin köidab ja huvitab. Liigume edasi. Laura, kuidas sinu lugu kõlab? Mina olen siis nii-öelda karjääripööraja, et siin vestlusringis, et minu lugu selles mõttes saab alguse sellest, et enne lapsehoolduspuhkust ma töötasin väga pikalt, üle 12 aasta ühes ettevõttes, olin seal väga rahul, jõudsin selle 12 aasta jooksul olla vist 5 erinevas ametis, oli võimalik niimoodi sisemiselt areneda, edasi liikuda, ettevõtte organisatsiooni kultuur oli suurepärane, juhid olid võimekad, innustavad, toetavad ja see fakt, et minu lapsehoolduspuhkuse ajal see ettevõtte oma uksed sulges, oli ikkagi, olgem ausalt, päris traumeeriv. Et ühelt poolt oli ju kahju sellest, et oma vanade kolleegidega nendes samades ruumidesse enam ei kohtu, teiselt poolt hirm täpselt selle sama ees, et kuhu ma nüüd siis lähen, kuhu ma üldse sobitun. Aga ma otsustasin, et ma teen sellest iseenda jaoks sellise uue võimaluse, et ma võtsingi seda kui võimalust uuesti otsustada, kelleks ma päriselt saada tahan. Ja võtsingi siis, kui teine laps hakkas saama nii vanaks, et lastehoidu minna, siis võtsin selle mõttekäigu ette, rääkisin päris palju sõprade, tuttavatega, endiste kolleegidega, mis nemad arvavad. Mul oli siis 2 suunda, mille vahel ma nagu natukene žongleerisin. Vestlesin ka karjäärinõustajaga Töötukassas, kellest oli tegelikult väga palju abi. Ja siis otsustasin selle uue suuna võtta, jäin siis sellele kindlaks, hakkasin ennast täiendama, õppima, kuna mul töökogemust antud valdkonnas ei olnud, siis pidin ise kiiresti jalad alla saama. Aga kuna tööturg eelmisel sügisel, siis kui ma hakkasin tööd otsima uuesti, oli täis väga häid spetsialiste, kes olid esimese koroonalaine tõttu jäänud ilma tööta, siis uude valdkonda sisenemine ei läinud päris nii sujuvalt, kui oleks võinud ise loota ja arvata. Ja ma tegelikult kandideerisin siis ka ühele kohale, mis oli hästi sarnane minu eelnevale tööle ja minu eelnevale rollile kandideerisin müügimeeskonna juhiks ja sain sinna tööle. Aga päris kiiresti ma tegelikult sain aru, et see ikkagi ei ole minu tee. Ma olin oma hinges oma valiku ikkagi nii selgelt teinud ja kuna ka võib-olla seal selles ametikohas oli nagu keeruline väikeste laste kõrvalt teha tööd nii, et sa ise ka oma töötulemustega rahule jääd, siis ma hakkasin uuesti ringi vaatama ja täna ma saan siis öelda, et ma töötan selles valdkonnas, mis ma enda uueks teeks valisin ja olen sellega hästi rahul. Nii et jäid kindlaks enda sellele karjääripöördele,
ja see lõpuks viis sind siis sellesse valdkonda sihile, et vaatamata, et alguses oli tagasilööke. Ja see, mis ma kuulsin su jutust, oli ka see, et mis ka, ma saan kinnitada mingis mõttes, et alguses inimesed tihtipeale suhtuvad pigem optimistlikumalt võimalustesse, et nad leiavad töö. Et see on päris tihti niimoodi ja sealt hakkabki pihta see, et aga ühel hetkel võib tekkida ka jällegi see pessimism, kui see tööotsingud väga pikaks venivad või kui niimoodi kuidagi jäädakse ootama, et küll see töökoht minuni nagu jõuab, aga ta ei pruugi jõuda ja siis ühel hetkel hakkab see pessimism nagu võimust võtma ja siis on juba väga raske teha neid kandideerimisi läbi, et ükskõik, et võtame siin kas või paralleeli spordiga, eile oli ju pingeline võrkpallimäng, eks ole, et sa oled nagu väga heas tulemuses ja järsku, kui see asi pöördub, et siis on väga raske sealt lõpuks minna seda viimast geimi mängima, kui sa oled 2 eelnevat, eks ole, kaotanud. Nii et see tööotsingutega inimese nagu see loomus tegelikult ju on ju päris sarnane, et aga me lihtsalt peame seda mõnikord endale teadlikult meelde tuletama. Nii et aitäh, Laura, selle loo eest ja kindlasti saame siin mingeid kohti veel üle rõhutada, mis olid ka hästi vajalikud, et seda teadvustataks. Ja Kristi? Nii. Võib-olla kõige olulisem on öelda seda, et mul on 2 natuke erinevat kõrgharidust, et ma olen prantsuse keele filoloogi ja personalijuhtimise magistrikraadiga siis, et minu töö on väga pikalt juba olnud seotud siis keele ja eneseväljenduse kirjaliku kommunikatsiooniga. Et selles mõttes mul on 3 last, 8-aastane, 7-aastane ja 3-aastane. Ja tegelikult ma ei olegi nagu laste sünniga töösse pausi teinud, vaid ma lihtsalt olen võib-olla teistsuguseid töövorme hakanud harrastama. Et kui ma enne esimese lapse sündi töötasin koolis prantsuse keele õpetajana, et siis üsna kiirelt sai selgeks, et päris nagu koolitempole ma väikeste lastega vastu ei pea. Ja siis ma hakkasin vastu võtma projektipõhiseid tööampse nii-öelda. Et tõlkisin, toimetasin, kirjutasin artikleid, vahepeal sündis 3 last ja siis ühel hetkel, kui mu 3. laps oli 7-kuune, siis ma mingil põhjusel nagu hakkasin tunnetama seda, et ma olen nii pikalt nagu üksinda arvutis tööd teinud, et justkui nagu tahaks sellist uut väljakutset. Ja minuni jõudis siis Lasteklubi väike töökuulutus, kus otsitigi inimest, kes nagu kirjutaks kõikvõimalikke tekste, blogipostitusi, artikleid. Ja ma otsustasin täiesti endalegi üllatuseks kandideerida nii väikese lapse kõrvalt ja ma olin täiesti kindel, et ma nagunii ei saa seda kohta, et milline tööandja ikka võtaks beebiga ema tööle. Aga läbisin palju kandideerimisvoore ja sain siis selliseks nagu sisuloojaks põhimõtteliselt. Ja sellest on nüüd siis 3 aastaga kasvanud välja avatud suhete juhitöö, kus kogu kommunikatsioon on minu peal ja lisaks sellele ka Lastehoidude Liidu siis juhtimine. Suurepärane. Ma just vahepeal hakkas mul paralleeli tekkima, et natuke nagu Reelika lugu ka, et nüüd nii enam edasi ei saa, eks ole, et nüüd tahaks nagu teistmoodi. Aga sina tõid sisse ka veel selle, et tegelikult on ka võimalik niimoodi, et sa ei olegi et sa ei olegi nagu lapsepuhkusel, vaid et sa saad seda enda nagu tööd või neid valdkondi kuidagi ka kombineerida ja just. See on ka kindlasti, mis ma arvan, annab nüüd ja tulevikus väga palju neid võimalusi juurde just eelkõige naistele, kes ikkagi lastega on rohkem kodus, me ei saa muidugi unustada ka meesterahvaid, sest ka mehi järjest rohkem hakkab olema, aga see protsess lihtsalt võtab veel aega, üks põlvkond või natuke rohkem, aga see kindlasti on sinnapoole väga hästi liikumas selle poole pealt. Ja muide üks asi veel, mis sa tuletasid meelde, mille kohta ma ütlen aitäh sulle, et äkki me teeme selle ringi ka, et kui vanad meil enda lapsed on ja nii edasi, eks ole, et sina juba ütlesid, et sul on 3 last, hakkame siis siit pihta, et ma siis ütlen ka, et ma päris selline diletant ei ole, et mul on ka 2 last, et üks alustas sel aastal 6. klassi ja teine siis käib gümnaasiumis, nii et siis nii vanad lapsed minul ja 2 poissi, aga jah, teeme siit siis ringi teisist. Ja minul on üks poeg, 5-aastane ja kusjuures täna saanud 5-aastaseks, nii et tähtis päev on täna. Palju õnne. Minul on üks tütar, 4-aastane.
minul on siis ka 2 poega, üks on ka kohe 5-aastaseks saav, täna avastasime Keishiga, et nad käivad lausa ühes lasteaias ja väiksem poeg on siis umbes 2,5 praegu. Ja minul on siis poeg läks 2. klassi, tütar läks 1. klassi ja teine poeg on 3,5 lasteaias. Just nii, et siis siin on veel kord inimesed, kes teavad, millest nad räägivad, mitte ainult teooriast, vaid tõesti ka oma praktikast ja seda tegelikult ongi hea ja huvitav kuulata, aga lähmegi siis võib-olla nüüd natukene veelgi sisse teemasse ja mingeid kohti te saate üle rõhutada, mida te oma loos ka põgusalt välja tõite. Et küsimus, mis ma teile kõigile esitan jällegi, et te saate järjest siit vastata, on see, ehk et see ebakindluse teema, mis siit tegelikult ka teie lugudest kohati läbi käis, et mida pikemaks see periood kujuneb, siis seda suurem on tõenäosus, et hakkab nagu kuidagi see ebakindlus närima. Mina, kes ma olen olnud kõige pikemalt töölt teemal 6 aega, kui on 6 aega puhkus olnud, olen suutnud ka selle aja jooksul unustada ära enda parooli ja kohati mõelda, et aga mis ma osakonna juhataja, mis roll mul üldse on või mida ma nagu teen. Et ausõna, isegi 6 ajaga võib hakata nagu küsimused tekkima. Et ma ei räägi sellest, mis on 4 kuud, mis on 6 kuud, eks ole. Et see täiesti võib hakata tulema. Nii et ühesõnaga see hirm naasmise ees, väike ebakindlus ja küsimus on see, et kas te oskate välja tuua igaüks nagu enda kogemusest ja võib-olla ka oma tuttavate kogemusest häid näpunäiteid, kuidas teie seda ebakindlust enda jaoks nagu võitsite, eks ole, või ka seda hirmu vähendasite ja hea, kui te ka ütlete, et teil see oli ja mis on see meetod või meetodid, kuidas teie sellest üle saite, oleks hästi, hästi hea kuulda. Et Keishi, võtame siis, Ja ma kõigepealt alustuseks tahtsin ka öelda, et ma väga loodan, et me jõuame kunagi sinna, et nagu Kristi tõi ka välja, et hirm on just selle ees, et kes ikka tahab väikese lapsega siis töötajat endale, et ma väga loodan, et me kunagi siis jõuame sinna, kus öeldakse, et jess, väikese lapsega ema tuleb tööle. Aga jaa, need hirmud, et ma ütlen ka, et kindlasti selles mõttes ma ei vältinud, neid hirme oli päris palju. Ma olin siis üle 2 aasta olin kodus, mida pikemaks see periood läheb, seda parem on see lapsele, laps harjub rohkem küll, aga tööturult oled kauem eemal, seda võib-olla kehvem on, natukene võib-olla kahandab sinu väärtust tööturul. Et minu enda jaoks oligi väga oluline juba üsna varajane planeerimine, et kuna mul oli selles mõttes sarnane kogemus eelmises töökohas, et ütleme, et see ettevõte pandi kinni, minu viimane tööülesanne oli iseenda koondamine, et see on võib-olla ka selline lõbus fakt siia juurde, aga ma tegelikult teadsin juba varakult, mis mind ees ootab. Ja ma hakkasin juba mõtlema selle peale üsna vara, et mis ma edasi tahan teha, ma teadsin, et ma tahan sama eriala ja ma tegelikult tegutsesin ka juba siis lapsega kodus olles sellega. Ma lugesin erinevaid artikleid, ma käisin koolitustel, et ma nii-öelda hoidsin kätt soojas, et ma juba valmistusin sisuliselt 2 aastat ette uuesti tööturule naasmiseks, et see on võib-olla väga läbimõeldud tegevused olid minu puhul. Ja aitäh, ma kohe võtan siit, tahan veel rõhutada üle seda kommenteerida, et see on ka koht, mida mina tavatsen öelda ja meelde tuletada, et isegi kui meil on hetkel töökoht, et kas me ka mõtleme aeg-ajalt selle peale, kui meil homme seda ei oleks, mida me siis teeksime. Ja nii palju, kui ma olen kuulnud inimeste lugusid ja nüüd kuulsin sinu lugu, siis see on üks kindel selline nagu võti, mis aitab edasi, et see ei tuleks nagu prauhti, et ma nagu lükkan edasi seda mõtlemist, et ei tea, minuga ei juhtu, et me näeme tegelikult, et tänapäeva maailmas, erasektoris, teatud valdkondades need olukorrad juhtuvad päris äkki, juhtuvad ootamatult, sest nagu ikka on ju hea öelda, et ega siis omanik ei teata ette, et me kavatseme ühineda või et me kavatseme nagu kuidagi eralduda või et me kavatseme oma Eesti turu maha jätta, liikuda, ta ju ei hoiata ette, eks ole. Need asjad tehakse taustal ära ja siis teatatakse, et alates 1. oktoobrist on meil niimoodi ja nüüd ongi. Ja kes pole seda mõelnud, siis see alles siis hakkab mõtlema, ta on juba nagu taga. Nii et selles mõttes väga hea soovitus, aitäh sulle. Liigume edasi. Reelika, millele sina toetusid? Ja minu puhul aitas hirmust üle saada ilmselt esmajoones minu väga suur tahe uuesti tööle asuda. Et lihtsalt see kirjutas üle minu ebakindlused. Aga loomulikult ma ka teadsin, mis valdkonnas ma tahan edasi tegutseda, nii et ma vahepeal olin ikkagi ennast täiendanud, et ei saa nagu täiesti mütsi nurka visata ja loota, et sa saadki lihtsalt 5 aasta pärast uuesti samasse valdkonda naasta, et sa pead nagu ikkagi
teadlikult ennast arendama. Ja mis ma siia veel lisaksin, võib-olla jah, et see ka, et ma nagu, kuna ma teadsin, mida ma tahan, siis ma otsisin ka selliseid tööpakkumisi, mis nagu vastasid minu reaalsetele oskustele ja kogemusele. See tahe on kindlasti hästi oluline, et kas sa võid ka seda öelda, et see tahe oligi üle sellest, kui sa ka näiteks said ei vastuseid, kas seda tuli ka ette? Jaa, loomulikult tuli, et kandideerinud oleme üldse elu jooksul palju ja enamus sellest loomulikult ei ole ka läinud edukalt, et lihtsalt tuleb edasi liikuda, et ega midagi ju kandikul koju kätte ei toota, lihtsalt sa pead endale võimaluse andma, siis ennast täiendades ja kandideerides. Nii et see tahe peab ületama nagu sellise võimaliku ebakindluse ja hirmu on nagu see, Just. et seda, jah, aga nüüd on muidugi hea, et see, kes vaatab, kuulab, küsib, no aga kuidas ma seda tahet suurendan? Ehk et alati on see küsimus, et kuidas ma motivatsiooni hakkan suurendama? Ja see kõik toimub su enda peas lihtsalt, ei tohi alla anda. Et tuleb korrata. Jah, korrata. Korrata. Ja veel kord korrata. Ja, aitäh, Reelika. Liigume edasi. Ma arvan, et siit Reelika jutu jätkuks ma saan nagu sujuvalt üle võtta, et võib-olla kuidas seda tahet ja motivatsiooni enda jaoks suurendada on see, et sa pead ikkagi valima endale selle ala, mida sa päriselt teha tahad. Et see on ilmselgelt nagu võti, sest kui see on sul nagu, see on teema, mis paneb su silmad särama, siis see tahe ja motivatsioon ju tuleb sealt selle nagu seest. Minu enda jaoks oli ebakindluse kõige suurem koht võib-olla oli see, et mul oli selline tunne, et ma ei oska mitte midagi teha. Mul ei olnud nagu mingit käelist oskust, mul ei olnud nagu ma ei olnud mingi spetsialist, ma olin olnud juht viimased 5+ aastat, tiimijuht. Ja see tundus nii abstraktne, et kuidas ma nüüd lähen ja räägin, mis ma oskan või kes ma nüüd olen. Ja see oligi see koht näiteks, kus oli sellest karjäärinõustajast minu jaoks nagu tohutult abi, et ta tegelikult aitas mul nagu leida selles juhtimise töös need punktid või need oskused, mis tegelikult olid minu tugevused. Ja selle peale ma hakkasin siis tegelikult kogu seda ülejäänud asja üles ehitama ja teine grupp inimesi siis, kes võib-olla sellest enesekindlust aitasid taastada ja enda neid tugevusi leida, olidki endised kolleegid ja sõbrad, et kuna ma väga selgelt kõigil hakkasin kohe nagu plägutama sellest, et mina nüüd lähen uude valdkonda, nii nüüd, vaadake, ma hakkan nüüd nii tegema, siis oli inimesi, kes väga selgelt ütlesid, et väga äge, see tundub täpselt sinu ala ja kui ma küsisin, et millel ma võiksin rõhuda või mida ma peaksin juurde õppima või kuidas teised inimesed mind näevad, siis sealt oli tegelikult väga-väga palju abi. Selle peale tasub nagu loota, et sõbrad on ikka vajalikud. Just, väga hea. Siit kohe püüan kinni selle, millele ma ise ka täiesti kindla käega alla kirjutan, on see sama, et anna informatsiooni. Et meil vaatamata kõigel on inimesi, kes häbenevad töötuks jäämist, või et kui ta kaotas töö või ta hetkel ei tööta, ta ei räägi sellest kellelegi. Ja see vähendab võimalusi tegelikult ju, et see informatsioon leviks. See on teised inimesed, kui ma kuulen neid lugusid. Ja tihtipeale on see, et mitte nagu isegi see inimene, kellele sa rääkisid seda, ei pruugi tulla, vaid see inimene, kellele sa oled rääkinud, läheb õhtul mingisse seltskonda ja ta ütleb, ja keegi räägib, et kuule, me otsime endale juristi või me otsime endale, just et värba, et praegu on hästi kiire tööaeg, ma ei tea, aga hommikul ma just ju kuulsin. Ja läbi kolmanda või läbi neljanda inimese tulevad need sellised kontaktid. Suures selle töötuks olemisega oli küll selles mõttes minu jaoks ka huvitav kogemus, et ühel koolitusel, kus ma osalesin siis sellel ajal, kui ma olin töötuna arvel, sinna koolituse registreerimise lehele tuli ju kirja panna mingid asjad ja siis kuidagi tuli välja, et ma siis olen töötu ja siis mind vaadati siukse näoga, et oi, et niimoodi kohe julged öelda, et olen töötu või mis ma teen, luuletan, et ma töötan. Et kuidagi mulle tundus, et vähemalt selle konkreetse inimese arvates see oli nagu kuidagi nagu häbi asi natukene tunnistada, et sa oled töötu. Mina käisin ja kaugutasin kõigile kogu aeg, et ma olen töötu. Ja ma julgen seda nagu öelda, et see on ka üks võib-olla selline hoiak, mis võib-olla põlvkondadega alles muutub. Sest kui ikkagi nagu, me võime nagu öelda, et meie vanemad või võib-olla osad teie puhul juba ka vanavanemad ikkagi elasid ja töötasid ajal, kus nagu töö oli auasi, igalühel oli töö ja käidi 9-5 tööl ja kunagi käidi laupäeviti tööl, kunagi ammu. Et siis praegu juba see,
mitte, et ma nagu teen tööd või millega ma tegelen või et ma näiteks reisin või ma arendan ennast ja võib-olla tõesti, et see, et ma hetkel ei tööta, ei ole nagu midagi, et tegelikult on ju ka inglise keeles on väljend, eks ole, mitte nagu unemployed, vaid between two jobs, nagu nad ütlevad, eks, et ongi, et see on normaalne, et ma näiteks nagu siit praegu teen sellise väikse pausi ja nüüd ma nagu jätkan kuskil mujal ja kui ma kuskil osalen, siis ma ütlengi, et ma hetkel ei tööta, aga see juba annabki nagu sõnumid, ohoo, näed, ei tööta, aga et kus sa sooviksid töötada ja võib-olla leitakse uued kontaktid, nii et ma arvan küll, et nii-öelda noored põlvkonnad toovad nagu seda, et see ilma tööta olemine ei ole enam mingisugune selline väga, mida peab nagu väga varjama. Ja see annab ka võimaluse, et info liiguks ja info leviks. Ja teine teema, mis ma siit ka võtan kinni ja juurde soovin kommenteerida, mis sa ütlesid, oli see sama, et kuidas ebakindlusest ja sellest, et kuidas motivatsiooni säilitada. Väga õige. See ongi see, et kui sa tead, mida sa tahad, Reelika natukene seda ka juba mainis enda loos ka, et kui on selge, siis sa nagu ju, vaatamata tagasilöökidele, sa ikkagi püüad jätkata. Aga kui sa ei tea, mida sa tahad, siis järelikult siis ma ei sobi selleks. Aga tulebki selgitada, et kuhu siis nagu sobib. Ja vaata, mulle tundub, et ka näiteks tööintervjuudel on, et kui sa kandideerid tööle ja võtad mingi suvalise ametikoha lihtsalt sellepärast, et sul on vaja tööle minna, ja sa lähed ja sa püüad ju ennast müüa, oma oskusi müüa, aga kui see teema sind nagu päriselt ei kõneta, sa ei müü ära seda mitte mingi valemiga. Versus siis see, et ma olen valinud endale uue valdkonna, ma olen ennast täiendanud, õppinud, mul silm särab ja mind palgataksegi sellepärast, et nad näevad, et ma tahan seda tegelikult ka teha. Just. Ja et see huvi üles näitamine, et jällegi üks koht, et kas sa oled vaadanud kodulehekülge või selle ettevõtte tausta ja kui ei jõudnud, siis tegelikult see näitab ju ära ja ausalt öeldes ma võin ise julgelt öelda läbi oma kogemuse juttude, et see värbaja on teid juba pannud vaikselt vasakule. Isegi kui seda intervjuud edasi tehakse, aga kuidas sa kandideerid, kui sa ei tunne huvi selle valdkonna ettevõtte vastu, niimoodi päris ei ole. Jaa, aitäh ja Kristi osas siis ka. Ma põhimõtteliselt lähen siit täpselt selle sama juttu ka edasi tegema, mingit jalgratast ei leiuta. Aga minu olukord oli ju natukene teistsugune, et ma olin väga rahul oma projektipõhise tööga ja sellega, et ma võtan vastu, mida tahan ja teen tööd siis, kui tahan, aga just, et mind väga kõnetas see ettevõte, kes otsis töötajat ja ma mõtlesingi enda jaoks väga konkreetselt läbi, et miks ma peaksin kandideerima, kas see on see valdkond, kuhu ma tahan panustada ja mitte niimoodi, et lapsed oleks nagu minu puudus, vaid lapsed on antud olukorras just minu pluss, sest et mul on nii palju kogemust, mida on just nagu lapsehoius ja lasteaias vaja. Jaa, et see on kindlasti, Casey tõi selle näite, et millal me jõuame sinna aega, kus tööandja pigem näeb seda nagu kuidagi nagu pigem, et mis annab juurde, et sul on lapsed, et mis see võib olla need märksõnad, eks ole, aja planeerimine, vastutuse võtmine ja nii edasi. Et üldjuhul on ju see, et kes, kellel on palju aega, see nagu jõuagi tehtud, sest et ta ei sea kuidagi endal mingeid selliseid prioriteete, kelle aega on nagu vähe ja neid vastutusi nagu palju, see peab nagu nendega nagu toime tulema. Et jah, et see on see stereotüübi temaatika mingis mõttes. Ja lapsevanemad on ju suurepärased ajaplaneerijad ja logistikud, et täna me olime ka kõik neljakesi siin tegelikult 15 minutit varem, sest et lastel algasid lasteaiad ja koolid ja igale poole tuleb ju jõuda õigeks ajaks. Jaa, täpselt. Üks küsimus siit veel, enne kui me lähme ka vaatame, mis meil vaatajad-kuulajad on saatnud, et võib-olla ka sellist, just et kui te olite nagu sellises kandideerimisprotsessis ja nüüd, kui see, kes vaatab, kuulab, püüab nagu kaasa mõelda, need inimesed, kes praegu selles on, et kas seal on ka mingeid selliseid märksõnu, millega tuleks nagu arvestada, et just see sama, kuhu me natuke hakkasimegi nagu jõudma, nagu see logistika pool, kindlasti see sama, et juhul, kui laps jääb haigeks, et kuidas nagu see planeerida ära, kas sellest ise rääkida, siis ütleme tööintervjuu kontekstis ja kas veel ja mis veel on sellised, mida te soovitaksite, et praegusel hetkel, kes tulevad oma laste kõrvalt tööturule, on kandideerimas, et millega nad saaksid arvestada?
Ma ise, ütleme, lapsevanema rollis, mis minu enda jaoks oli oluline, on just see, et ma pean ise selleks vaimselt valmis olema. Et ma päriselt olen lapse kõrvalt valmis minema tööle, võtma kõik selle teekonna ette, mis sealt tulema peab. Et ma arvan, et jah, lapsevanema rollis see on üks oluline asi. Et tööandja vaatest ma võtaksin ka siin natukene sellest sõnasabast kinni, et seal on jällegi see, ütleme, et tahe, et iga tööandja näeb ära selle tahte juba vestlusel, nagu siin räägitud ka, et paari sekundiga. Ja pigem täna me näeme ka seda, et tööandja rollist, et palju rohkem võetakse, siis otsitakse neid õigeid hoiakuid, õiget suhtumist ja tõesti see motivatsioon paistab kaugel, et minu enda kandideerimisprotsessis mul oli täpselt seesama asi, et ma väga tahtsin seda väga ja ma tegin kõik selleks, et ka tööandja näeks, et ma seda väga tahan. Nii et see on siis minu poolt. Väga hea, ehk et ikkagi eelnev läbimõtlemine see, et sa veendunud oled sellest, sest et olles ka ise värbamise juures olnud meie organisatsiooni, on tulnud mõnikord ka ette seda, et inimesed jätavad nagu kandideerimisel pooleli selle protsessi, sest et ühel hetkel nad kuidagi avastavad, et oi, et täiskohaga töötamine ikkagi ei tule nagu kõne alla. Et kui on ju teada, et otsitakse täiskohale inimest, et see töö on selline, kus sa töötad teiste inimestega, et siis ei ole võib-olla võimalik teha seda osaliselt, aga et kui see tuleb justkui nagu poole protsessi üllatusena, siis tekib ka nagu küsimus, et kas see oli läbi mõeldud, et väga hea soovitus, et tõesti tõsiselt läbi mõelda, et kas see on pool koormust, mida saab panustada, või on see ikkagi täiskoormus, mida saab teha, mida oodatakse ja nõutakse. Ja nüüd on loomulikult ka seesama see, et kuidas seda kodukontori ja muidu kontori temaatikat saab nagu siis ja on võimalik jagada. Sealt ongi võib-olla see lihtne asi just, et päriselt vaata, kuhu sa kandideerid. Et kas see tegelikult ka sobib sulle ja teine asi on ka see, et pane ka, ütleme, et kõik oma need, võib-olla me jõuame ka rohkem sinna, ütleme, kandideerimisavalduste ja nendeni, et aga pane ka see oma soov vastavusse selle ametikohaga, kuhu sa lähed, et tihti ikkagi tuleb ka tööandja vaates seda ette, et tegelikult ei vaadata, kuhu minnakse. Just. Nii, aga võtame veel siit edasi järjest, et Reelika, millega arvestasid? Kuna mina kolisin teisest riigist, siis oli mul nagu väga palju asju, millega arvestada, aga eelkõige loomulikult lapsega seonduv, et siin olid nii praktilised aspektid kui emotsionaalsed aspektid, et lapse hoid, eks ole, et kes vaatab, millal ma lasteaia koha saan, mille põhjal ma lasteaia kohta valin või lasteaeda, et kas see peaks olema kodu lähedal või töö lähedal, kuidas ma sinna hommikul saan, kuidas ma sinna pärast järgi saan ja mis saab, kui laps haigeks jääb, et kes vaatab, kas mul on kodutöövõimalus näiteks töökoha poolt ja kõik need asjad, et ja samas tuli ka arvestada sellega, et kuidas ma seda muutust kõike oma lapsele võimalikult sujuvaks ja kergeks teen, sest ta ei ole kunagi lasteaias käinud, et 4-aastaselt läks tema ka esimest korda eemale minust, et me siiamaani ei ole tegelikult üle päeva nagu lahus veetnud. Et tuli hästi suur muutus ja mis mul aitas nagu, kuidas ma teda aitasin selles protsessis, oli see, et me hakkasime rääkima varakult, et ma selgitasin kõike talle, et rääkisime läbi, arutasime, selgitasime, rääkisime murekohtadest, et mis ärevust tekitas ja tundus, et toimis, sest et see esimene lasteaia nädal läks hästi ja siiamaani täiesti korras kõik. Ehk et need kaks kindlat märksõna, üks on nagu see transpordi või logistiline asukoha küsimus, mis tuleb läbi mängida isegi, et kuidas on, et sõltuvalt kas käid autoga või ühistranspordiga või ka jala või rattaga tööl ja kuidas laps läheb lasteaeda pärast ära. Ja teine punkt siis on see, et juhul kui laps jääb haigeks, et mis variandid siis on, eks, et kas saad olla ise kodus kodukontoriga kuidagi seda kompenseerida või on siis mingid muud võimalused, eks ole, et keegi teine jääb koju, et need on kaks põhilist. Ja kui teil on siit veel midagi veel nagu tuua, siis kindlasti tooge veel, Ma võib-olla selle logistikale lisaksin veel selle, et võtta piisavalt aega kohanemiseks uue olukorraga, et ma kindlasti soovitan jätta selline puhverperiood, millal sa harjutad lasteaeda või lastehoidu, aga ise veel täiskohaga tööle käi või üldse tööle käi. Et laps esimestel nädalatel ikkagi elab kodus väga üle seda, et ta peab emast või vanemast eemal olema ja kui sa saad talle siis pakkuda võimalikult pikka ja pehmet maandumist sinna lasteaeda niimoodi, et sa ise oled ka rahulik selle juures, et siis see oleks muidugi suurepärane. Et
hästi palju räägitakse lapse kohanemisest lasteaiaga või lastehoiuga, aga tegelikult ema vajab samamoodi seda kohanemist uue elukorraldusega. Ma võib-olla mõtlesingi, et ma lisan juurde, et ma annan lootust ka neile, kellel ei ole seda aega, selles mõttes, et mina olin üks neist, kes siis mul oli, kui ma sain teada, et ma siis Elisasse tööle sain, mul oligi aega 2 nädalat, et vahetada elukohta, mitte nagu sihuke paar kilomeetrit, vaid kolidagi teisest linnast ära. Tallinna linna lähedal leida lasteaia koht, aga ma arvan, et me lapsevanematega kõik teame, kuidas selle lasteaia kohaga on 2 nädalaga. Ja ma ütlen, et ka see sai kõik võimalikuks, leidsin elukoha, laps sai lasteaeda, et ka neil on lootust, kellel ei ole väga palju aega. Just. Ja Laura, veel sinu mõtted? Ma just ennem kuulasin Reilikat, mõtlesin, kas mul on midagi lisada ja tegelikult sa tõid täpselt selle välja, mille mina ühel hetkel avastasin, et ma unustasin täiesti ära. Ma valmistasin kõik oma pereliikmed ette selleks, et mina lähen tööle. Lapsed valmistasin ette, harjutasin lasteaeda, vanaemad olid kogu aeg valmis startima kohe, kui keegi nohuseks jääb. Mehega oli kokku lepitud, kes millal viib, toob, kõik olid nagu. Ja siis ma arvan, et ma olin 3 või 4 nädalat tööl käinud, kui ma olin ise täiesti nagu kutupiilu, sellepärast, et ma avastasin, et ma ise ennast ei olnud selleks üldse ette valmistanud. Et kuidas minu elutempo muutub, mida ma kõike pean jõudma hommikul enne tööpäeva ära teha, tööpäeva jooksul veel pärast tööpäeva, et ärge ise ennast ka ära unustage, et see on, ma arvan, hästi-hästi oluline. Just, et mis mulle tuli huvitavalt kõlas siin, et tööle kandideerimine üks asi, aga sa pead enne veel lasteaeda kandideerima, et lapse kohta saada. Kõigepealt tuleb see protsess läbi teha, sest see annab sulle alles võimaluse tegelikult hakata nagu tööle kandideerima või siis isegi kohati kandideeritakse ka ju koolidesse, et kuhu kooli laps sisse saab. Et see on nagu kõigepealt seda võtta ette. Ja see kohanemisperiood tegelikult on ka päris hea asi, mida välja tuua, et seda on ettevõtted hakanud tegema. Me isegi oleme seda siin juba rakendanud just tööle naasvate meie nõustajate ja töötajate puhul, et mitte pingestada, sest arusaadav see ongi niimoodi, et me saame võimaldada mõned kuud esialgu, et ongi osaline koormus seal sisse elamine ja kui seda annab niimoodi sisse korraldada, siis ma arvan, et see on ka tõenäoliselt nagu tööandja üks nagu väärtuspakkumise osa, miks mitte, et lapsepuhkuselt naasmine oleks võimalikult nagu sujuv ja vähem traumeerivam. Ma vaatan, et meil on nüüd üks küsimus siin ees ka, mida te juba ka osaliselt vastasite, aga teeme niimoodi, et ma loen selle ette ja kui nüüd kellelgi veel siit on lisada, mida ta tõesti tahaks nagu rõhutada, et siis kindlasti olge head tehke, et millele tuleb tähelepanu pöörata, kui kandideerida siis uude kohta tööle, millele tuleb tähelepanu pöörata, et siit need käisid ka läbi, aga kas kellelgi on mingi selline veel? Võib-olla kordaks selle mõtte üle, et ei tasu esialgu võib-olla hakata oma CV-d saatma kõikvõimalikesse kohtadesse, et ikkagi mõelda läbi rahulikult see logistika, mõelda läbi, miks ma sellesse ettevõttesse ja sellele ametikohale kandideerin ja mida mul on neile pakkuda. Mina ütleks täpselt seda sama, et teha sellist heas mõttes taustauuringut ettevõtte kohta. Uurida, kas keegi mu sõber tuttav on seal kunagi töötanud, milline juhtimisstiil seal on, milline organisatsioonikultuur seal on. Paraku ikkagi juhtub seda veel Eesti Vabariigis, et väärtused, mis on kodulehel kirjas, ongi lihtsalt väärtused, mis on kodulehel kirjas. Et tasub nagu teha taustauuringut, et mitte sattuda olukorda, kus on pärast ebamugav olla endal. Jaa, just. Nii, ja ma nägin, et seal oli üks küsimus veel tulnud, et nii, kuidas ennast täiendada ja ellu jääda rahaliselt 4-aastase ja 1,7-aastase lapse kõrvalt, sest 1,7-ne hakkab nüüd harjutama sõimes käimist ehk et mõned tunnid päevas esialgu. Siin võib olla ka niimoodi, et see küsimus pandi juba enne, kui me rääkisime ka ära, et kuidas siis hakata harjutama, et ma ei tea, kas kellelgi siit on veel? Ma saan aru, et küsimus oli sissetuleku suurendamise kohta, et kui saab ainult paar tundi päevas tööd teha vist. Et ilmselt ma arvan, et tuleks läbi mõelda, et mis on need oskused, mida ma saan siis kellelegi pakkuda selle paari tunni eest päevas, et kas siis alustada ettevõtlusega, pakkuda mingit fotograafiteenust, sisuloometeenust, tekstide kirjutamist, toimetamist, võib-olla käsitööd,
et ei pea ju mõtlema ainult, et on olemas see 9–5 kontoritöö, et tegelikult saab ju ka ise väga palju asju ära teha. Ma olen täitsa nõus, et võttagi ühendust karjäärinõustajaga ja tegelikult küsida tema käest ja aidata või paluda abi, et need enda tugevused, karjäärinõustaja aitab need enda tugevused nagu välja otsida, et mida siis enda kasuks tööle panna. Kui tundub, et ennem oligi võib-olla kontoritöö on ju, ja nagu mina olin, mulle tundus ka, et ma ei oska mitte midagi teha nagu. Ma olen 12 aastat ühes ettevõttes töötanud, aga mida ma nüüd siis oskan? Et tegelikult see on vaja meelde tuletada endale lihtsalt. Oleks, ma arvan, ka seda soovitanud, et finantsiliselt ma ei hakka nõu andma igaks juhuks, eks ju, aga just ka seesama vaade, et meil on väga head nagu asutused selleks olemas, kus saada abi, et oma võimaluste kohta, et samamoodi Töötukassa läbi saab igasuguseid koolitusi, et nagu me enne ka rääkisime, et see ei ole häbiasi, et ja pigem just ongi kõik need karjäärinõustajad, et ma arvan, et neid võimalusi on päris palju, et aga julge abi küsida. Et see on see oluline koht. See on see vana hea tõde, mida kõik investorid soovitavad, et investeeri ise endasse esialgu. Loe paar raamatut läbi, käi koolitusel. Ja mina nagu siit, et kuna siit on käinud ka läbi tõesti see karjäärinõustaja olulisus ja et kuna tegemist ei ole mingisuguse reklaamsaatega, vaid tõesti infoandmissaatega, siis tõesti aitäh, et te ise olete seda kogenud ja seda ka teate ja julgete soovitada, et mina loomulikult soovitan ja seda ja pihta hakkamine no just nagu selle poole pealt, et sul oleks nagu tarvis ise teada, mida sa soovid teha ja siis hakata vaatama, et millistes valdkondades seda saab teha, sest väga palju on ka selliseid oskuseid, mida saab teha mitmetes erinevates valdkondades. Nagu me räägime kas või turunduse valdkonda, sa võid töötada ju keskkonnasõbralikus ettevõttes ja keskkonna mittesõbralikus ettevõttes. No ongi see küsimus, et kui sa hoolid keskkonnast, siis sa ju ei lähe nii-öelda keskkonda saastavasse ettevõttesse oma tööd tegema. Ja pelgalt nagu raha pärast minna seda tegema, sest et see on nagu kihvt ettevõte, kus makstakse väga palju palka, siis jällegi mul on tunne, et see pööre kogu aeg on meil nagu toimumas, et seda enam ei väärtustata. Kindlasti need on veel inimesi, kes vahetavad töökohti, no ma ei tea, 100 eurot kõrgema palga pärast ja kindlasti neid jääb ka olema, kuid järjest enam hakkab asi pihta sellest, et kui mulle meeldib see valdkond, olgu see reaalvaldkond, humanitaarvaldkond või mingisugune mittetulundusühingud või projektipõhine töö, siis ma teen seda sellepärast, et mulle see meeldib ja varem või hiljem ma hakkan sealt ka läbi nende erinevate võrgustike, kontaktide ja töövõimaluste ka seda raha teenima. See on nagu see koht, et kui ma mängin pelgalt ainult selle peale, et mina olen siin selleks, et töötada ja siis saada selle eest raha, siis need tööandjad ongi ka siin ainult selleks, et nad maksavadki sulle su töö eest selle palka ja kui sa seda tööd ei tee, siis nad palka ei maksa ja kui sul tekib küsimusi, et kas sa saad töötada või sul on vaja lapsega kodus olla, siis tööandja ütlebki nii jäigalt, et siis ole kodus, eks ole. Ja kui sa tahad tööle tulla, siis tule tööle, siis ma jälle maksan. Aga kui sa teed seda tööd kirega, siis see tööandja leiab neid võimalusi, kuidas vastu tulla. Headele inimestel tullakse alati vastu. Mulle meeldib väga see metafoor, et kui sa nagu alustad uues töökohas ja sul on selline nagu armumise faas, et nii äge, kõik on nii tore ja ilus ja tööandja on tore ja palk on hea ja kõik on hästi. Aga paratamatult see muutub rutiiniks, sa hakkad seda tööd tegema ja varem või hiljem nagu see esialgne nagu armumine lõppeb, on ju, või nagu kustub tasapisi. Ja et just, et kuidas nagu hiljem veel nagu nautida oma tööd, siis see on ikkagi need väärtused, see ettevõte, millesse sa panustad, et kas see on nagu päriselt see, mis sind kõnetab või ei. Jah, sest palgatõus ja palga suurus ühel hetkel muutub ju rutiiniks, et nagu öeldakse, et kui inimene teab ette, et 3 kuu pärast ta palk tõuseb, siis juba oma sellel teisel teadmise kuul on ta selle raha ju ära paigutanud, eks ole, kas teoreetiliselt või juba praktiliselt näiteks võib-olla mingisuguse kohustuse endale peale võtnud, selleks, et endaga see elu järgi lõbusamaks muuta või paremaks muuta, nii et see mõju kaob, aga mõju, mis iga päev ju jääb ja on seesama, et kas ma tulen nagu teen seda tööd naudinguga. Isegi ma julgen ka seda öelda, hästi palju öeldakse, et ma töötan kusagil sellepärast, et mulle meeldivad kihvtid töökaaslased. Jaa, oma olemuselt, kui kõik jagavad samu väärtuseid, ongi see väga õige. Aga me ei saa ka tööd teha sellepärast, et just sina siin töötate, sest et võib-olla sina lähed lapsepuhkusele, sina lähed välismaale ja sina vahetad töökohta. Ja kas ma lähen siis ka ära sellepärast, et te olete läinud. Ja kui mulle töö meeldib, siis tulevad uued inimesed asemele, kes jagavad neid väärtusi ja me saame nagu koos ju jälle edasi minna. Et see on kindlasti ka see koht,
et kas see valdkond meeldib, kas see töö iseloom, kas need väärtused meeldivad ja siis sinna juurde need inimesed pakuvadki nagu seda lisaväärtust. Nii, ma võtaks nüüd ühe temaatika veel siia sisse, mis puudutab värbamist ja sellist värbamiskultuuri ja see on ka natukene võib-olla seotud selliste nii-öelda vaiksete arengutega, et teie, kes te ise olete kandideerinud ja kes on ka siin värbamisega aktiivselt tegelemas, et mis nagu nüüd huvitab, on just see, et kuidas te hindate sellist värbamiskultuuri Eestis, kui palju esitatakse neid küsimusi, mis on seotud siis väikeste lastega, just nendele kandidaatidele, eelkõige siis just naisterahvastele ja mida te ise olete kogenud, võib-olla mõni markantne lugu, näide sellest ja kas see on muutumas nii-öelda mõistlikumas suunas või ikkagi on sama seis? Ma arvan, et värbamiskultuurist üldiselt ma kindlasti ei hakka hindama Eesti seda värbamiskultuuri selles vaates, et ettevõtteid on nii palju erinevaid, küll aga ma võiks öelda, et see personalikogukond on Eestis väga tugev ja väga abivalmis inimesed on meil. Kui rääkida konkreetselt nendest küsimustest, siis ma saan tuua siis rohkem Elisa näitel, et meie puhul on just olnud see teadlikkuse tõstmine ka juhtide seas, et meil on värbamisse kaasatud väga aktiivselt ka otsitava siis ametikoha juhid, selleks, et kogu see protsess oleks võimalikult kasulik mõlemale osapoolele, just selleks, et leidagi need õiged inimesed õigetele kohtadele ja meie siis värbamistiimiga hoolitsema ka selle eest, et ka juhid oleksid teadlikud, milliseid küsimusi näiteks küsida, miks ei tasu küsida, et ma meie näitel näen ka seda, et võib-olla selline laste osas küsimine on jäänud vähemaks, et seal on tegelikult ka võib-olla tööandja vaates see, et tööandja natukene võib-olla endale ise selle kauku kaevata, ta võib mõelda head, et väga head, sul on lapsed, ma tegelikult otsingi sellist turvalist, kindlat inimest, aga võib-olla sa ütled talle ei. Ja pärast see kandidaat mõtlebki, et okei, kindlasti see oli nüüd sellepärast, et mul on lapsed. Et see on üks võib-olla neid põhjuseid, et miks ei tasu seda küsida. Et ma näen, et see läheb paremaks ja ma ei tooks võib-olla välja ka ainult naisi, et selles mõttes meeste puhul on ka ju ajateenistus. On see teine koht, et mida samuti, ma arvan, ei tasu küsida, et me neid ei taha, kes on kohe minemas. Et jah, ma arvan, et see läheb aina paremaks. On sul mõnda näidet tuua võib-olla mõnest, et kes on tahtnud, et kus ma seda küsimust võin küsida ja siis, et ei, ärme parem küsi? On olnud küll selliseid olukordi, aga seal ongi tegelikult, olen olnud ka nendes situatsioonides, kus on küsitud väga heatahtlikult, aga siis ongi just olnud see kommunikatsioon seal hästi oluline, et miks me ei soovita neid küsida, et ma ütlekski, et ainult see laste teema ei ole, et eks kõik sellised soolised, usulised, poliitilised küsimused, et need kõik on selline üsna libe tee, et kunagi seda reaktsiooni ei tea ja pärast võib-olla see kuidagi mõjutab seda kandideerimisprotsessi või ka näiteks ettevõtte mainet. Et jah, igasuguseid asju on ette tulnud, aga väga palju siis meie puhul töötab just see juhtide nõustamine ja teadlikkuse tõstmine. Aitäh. Reelika, ma saan aru, kas sinul nagu sellist kandideerimiskogemust väljaspool Eestit saad ka kuskilt kellegi lugudest näiteks tuua ka võrdluseks? Küll. Ma pean ütlema, et tegelikult selliseid ebasobivaid küsimusi ei ole küsitud, vähemalt mitte viimasel ajal. Et laste kohta ei ole minult küsitud, et nüüd, kui ma Töötukassasse kandideerisin, siis küll tuli jah sellest juttu, et oled sa läbi mõelnud, et mida see endaga kõik kaasa toob, kui sa kolid ühest riigist teise ja muutused on suured, et täiesti arusaadav küsimus. Et loomulikult on ka tööandja mures, et kas ma ikkagi tean, mida ma endale kaela võtan. Ja ma võib-olla ka küsin nagu ka selle poole pealt just, et nagu isiklikus mõttes, et kuidas teid kas personaalselt, et kas te nagu olete see läbi, olete valmis nagu vastama või see tuleb, et pagan, et mida nad siin küsivad, et kuidas nagu selle poole pealt teile ka tundub? No mina sellisele küsimusele olen küll vägagi nõus vastama, sellepärast, et see ei ole nagu kuidagi ahistav või solvav, et ma võin öelda, et nagu perekondlikult ei küsita tegelikult selliseid küsimusi, võib-olla töökuulutusi, kui me avaldame, et siis tuleb küll ette selliseid asju, kui tahetakse panna, et on vajalik isiklik auto või jah, mingi selline varaline või jah, mida ei ole sobilik panna, aga perekondlikult laste osas ma ei tea.
minu jaoks ei ole ka see kunagi nagu selles mõttes mingi probleem olnud, et minu käest ei ole küsitud seda kunagi kuskil kordagi, seda laste teemat või kuidagi ebamugavalt. Ja ma olen ka ise võib-olla eos selle mure juba nagu lämmatanud, sest ma olen ise nagu avatult rääkinud, et olukord on selline, et mul on 2 väikest last, ma tulen tööle, vanaemad on rivis, ja põhimõtteliselt, et ma olen püüdnud ise selle pinge nagu maha võtta, sest see on ju tegelikult aus, ma ju pean olema aus, kui ma tahan päriselt sinna ettevõttesse tööle minna, kuidas ma nagu alustan seda selle pealt, et ma peidan justkui mingisuguseid aspekte oma elust. Et mulle tundub, et see on nagu oluline. Täna ma ise töötan ka personali valdkonnas ja värban ka töötajaid ja meil ei ole ka, mul ei ole vähemalt siiani kogemust, et mõni juht oleks küsinud ebasobivaid küsimusi ja ma saan öelda, et tegelikult kandidaadid, kes on kandideerinud, on ka väga mitmes kohas ilmselt jaganud minuga seda aususe printsiipi ja ise selle välja toonud, et mul on nii väike laps, mul on läbi mõeldud nii, me teeme nii ja minu meelest see loob kohe alguses väga hea ja usaldusliku suhte ju. Mõlema poole vahel, mina näen, et ta on läbi mõelnud, tema annab mulle ausalt teada, kus ta on ja kuidas ta nagu kavatseb oma asju ajada. Väga tore. Kuule, väga vinge. Enne kui Kristi saab ka öelda, ma tahaks jälle teha väikse vahe kokkuvõtte, et muidu tuleb meelest ära, aga eks me saame nagu soovitada seda, et sellistel puhkudel, kus see teeb, et räägi ise, jällegi, et need, kes kandideerib, mõtled, mis ma nüüd siis nagu teen, aga too ise see välja, ole ise läbi mõelnud ja see nagu korra pealt loob selle nagu usalduse, sest et tõesti, et mida meil on, et miks me nagu varjame, et meil on lapsed, et see nagu ja ega kokkuvõttes, kui tööandja ei armasta lapsi või lapse vanemaid, siis ta ütleb, et keeleoskus puudub. Siis ta ütleb, et tiimitööd ei teinud eriti hästi. Ja kas sa üldse tahad selle tööandja juurde tööle minna, kes sinu väärtustega kooskõlas? Jah, täpselt. Et kui sa oled selle nagu välja rääkinud, et sellised olukorrad on ja kui tööandja teeb selle otsuse ükskõik mille pealt, siis nii ongi tegelikult, eks ole. Et see on ju tema õigus otsustada, kellega ta nagu koos hakkab töötama ja ega me ka ei taha, et tööandja nagu petaks ise ennast ja ütleks nagu jah. Ja siis hiljem, nii nagu Laura vist ka välja tõi, et kui väärtused on ainult väärtused kodulehel, vaid et ta tegelikult nagu ei kajastu iga päeva töös. Ja värbamisprotsessis ju mõlemad osapooled valivad tegelikult, et samamoodi ju töötaja valib endale tööandjat. Mida võiks ka ära unustada, et kas te oma vahel klapite või mitte. Samas ma saan täiesti aru ka nendest inimestest, kes võib-olla praegu vaatavad ja mõtlevad, et te olete mingis roosamanna maailmas, et mul on tööd vaja. Mul on vaja oma arved maksta. Mu enda sõbranna, kes oli ka 2 lapsega järjest kodus, otsis päris pikalt tööd, umbes 9 või 10 kuud. Ta oli ikkagi päris juba nagu õnnetusseisus ja ta oli nagu viimane kord, kui me siis rääkisime, mis oligi juhuslikult paar nädalat enne seda, kui ta siis lõpuks omale töökoha sai kenasti, ütleski, et ma võtan oma CV-st välja, et mul on lapsed, sest tal oli kahtlus, et see on põhjus, miks ta tööle ei saa, et tal on väikesed lapsed. Aga jah, et pigem tõepoolest nagu, see ei ole ainult roosamanna maailm, vaid päriselt on selliseid ettevõtteid, kes päriselt võtavadki tööle hea meelega ka väikeste laste vanemaid, et lihtsalt ärge andka nagu alla, et valige. Siin on ka võib-olla CV osas selles mõttes hea tuua välja see, et hoia oma kandideerimisavaldus võimalikult lühike ja panegi see vastavusse ametikohaga, kuhu sa kandideerid. Et lapsed, need ei ole üldse CV-s olulised, et seda saabki juba vestlusel jagada, et tuua see avatus välja, et aga tegelikkuses see CV võikski olla selline lühike, konkreetne ka selles vaates, et päriselt need olulised asjad sellele ametikohale välja tuua ja sa tõid ka hea pointi välja selles mõttes tõesti, et mõni mõtlebki, et kuulge, et mul on tööd vaja, aga ma ütleks ka, et kui sul on vaja päriselt seda tööd vaja, siis ka seal taga on see tahe, mis vaistab tööandjale välja. Et ükskõik siis millistel põhjustel sa seda tööd soovid, aga see tuleb ka välja seal vestlused, et sul on väga seda vaja ja sa väga tahad. Ja teine asi ongi, et leia üles see värbaja, kirjuta otse talle, räägi talle oma murest, et meil on samamoodi häid näiteid, kus väga ägedaid kirju tuleb postkasti, et mitte lihtsalt selline üldine motivatsioonikiri, vaid hästi personaalselt või küsigi mõne värbaja käest nõu. Et ma enne tõin välja ka, et meil on niisugune väga äge personali kogukond, et ma arvan, et ma ei saa küll kõigi eest rääkida, aga ma usun, et meil on väga abivalmis inimesed, et kes siis lisaks ka karjäärinõustajale on väga avatud võib-olla suundasid kätte andma. Kuna ma ise olen ka värbajana töötanud ja otsapidi ikka nagu personalivaldkonnas ka natukene sees või vähemalt hoian kätt pulsil, kuigi ma nagu otseselt personalitööd enam ei tee,
Mulle tundub tegelikult, et kui nüüd värbamiskultuurist üldisemalt hakata rääkima, et ettevõtted ja värbajad eesotsas on läinud palju teadlikumaks, et millise profiiliga töötajad nad endale otsivad ja praegu küll väga palju tehakse ka otsepakkumisi, et sa juba oled välja mõelnud, kes võiks sul tulevaseks töötajaks saada ja sa ikkagi ju tead, kas tal on lapsed või mitte ja sa teed siis juba ise otsepakkumisi ka väga palju. Ja seal me jõuamegi ju sinna, et ainult kandidaat ei pea ennast müüma, et tegelikult ettevõte ju täpselt samamoodi. Just, ettevõte peab ennast müüma ja mul on väga hea võimalus tulla nüüd väikesele personaalse küsimuste ringile ja Keishi sinuga just alustades, et alguses sai ju mainitud ära, et Elisa tõesti kannab neid väärtusi mitte ainult nende tiitlitega, vaid kindlasti ka igapäevatöös, et kas sina saad ka siit nagu välja tuua, et milles siis teie ettevõtte peresõbralikkus väljendub ja mis on võib-olla ka soovitused teistele ja ma mõtlen ka võib-olla selles võtmes, et kes neid kuulavad, vaatavad, et kui nad otsivad endale tööd, et äkki neid mõned väärtused ja sellised pakkumised nagu kõnetavad, mida nad siis oskaks ja teaks nagu jälgida, et kuidas tänapäeval üks selline edukas töötajatele suunatud organisatsioon toimib? Väga selline suur ja uhke küsimus. Hea meel on selles mõttes tõdeda, et tegelikult täna siin me oleme väga palju toonud juba neid asju välja, mida inimesed tööandjate juures hindavad. Ja kui rääkida ka Elisa edust, et jah, tõesti unistuste tööandja tiitel eelmisel aastal saadi ja ka see ei ole ka tulnud niisama, et ma arvan, et kõik just, millest me ka täna rääkisime, et see ettevõtte kultuur, avatus, see, et meil ongi inimesed, kes tõesti kelle väärtused kattuvad ettevõtte väärtusega ja tegelikult ka selle unistuste tööandja tiitli nii-öelda hääletamisel väga suur osa olid ka oma töötajad. Ja see näitab ka seda, et need inimesed on rahul oma kohtadel ja see peresõbralikkus, kui tulla selle juurde, et jah, ütleme selline, võib-olla need pisikesed hüved seal juures on tõesti see, et lapsevanematele esimene koolipäev vaba, need jõulupakid, aga meie oleme siis päris tugevalt võtnud just selle mentaliteedi, et õnnelik töötaja võrdub õnnelik perekond. Et kui ikkagi töötaja on töökohal rahul, ta on rõõmus, ta läheb koju selle hea enesetundega, et siis tal on ka kodus palju parem olla ja me hästi palju neid just pere- ja töötajasõbralikke tegevusi me suunamegi oma töötajatele. Et see on võib-olla selline ka üks suur selline edu olnud, et mõeldagi palju oma töötajatele, et me küsime oma töötajatelt päriselt, kuidas nad ennast tunnevad, kuidas neil läheb, et küsigegi oma inimeste käest, et mida nad tegelikult tahavad, mida nad siis soovivad ja eelistavad. Ja me oleme ka väga palju välja töötanud erinevaid selliseid programme just oma töötajatele, mis üldse ei pruugi ollagi nende ametikohaga seotult, aga siin enne käis ka just see rutiin välja, et saab see mesinädalate periood läbi nii-öelda, et mis siis edasi, et nüüd on see rutiin ja nüüd ma olengi seal, et aga see on ka üks põhjuseid, miks me oleme igasuguseid erinevaid projekte, programme, võib-olla koolitusi välja mõelnud, et näiteks üks on meil selline brändisaadikute programm, kus siis kõik huvilised saavad iseennast õppida siis, kuidas iseennast brändida, kuidas võib-olla sotsiaalmeedias ringi käia, et võib tunduda selline pisiasi, aga tegelikult see võib anda sulle töökohal palju rohkem motivatsiooni juurde, jälle teadlikkuse tõstmist. Et ma ütlen, et ma võiksin siia lõpuni rääkima jääda erinevatest tegevustest, mis me teeme, et neid on päris palju. Aga ma võib-olla praegu annan siin sõna edasi, mitte võtta teiste eetriaega ära. Ei, see kõik on väga okei, sellepärast, et siin on nagu jah, et kui kellelgi nagu selle poole pealt siin organisatsiooni mõttes veel lisada, et saab ka lisada, aga see jah, küsimus nagu eelkõige just ongi sulle ja mida võtta siis nagu selliseks mingis mõttes nagu jah, kas eeskujuks, et kuidas juhinduda. Ma võib-olla küsin siin seda poolt, et sa ütlesid, et me ise küsime oma töötajatelt ka, et kuidas neile meeldib ja mis neile meeldib, et kuidas te seda teete ja kui tihti teil selline tagasiside käib? Ja üks asi on juhtimiskultuur, millega hästi palju tööd teeme, et ka juhid oma inimestega teaksid, mida teha, oskaksid märgata.
noh, näiteks on sellised üks vestlused, mis meil ongi täiesti nagu kultuuris sees ja need ei ole need vestlused, kus me räägime sellest, et nii, sul on see tegemata, tee see ära, sul on need eesmärgid, vaid see ongi see koht, kus töötaja tuleb ja noh, ütleme tund aega, võib-olla rohkem vaja, kus tema räägib, kuidas temal on. Et ma olen ka enda inimestele öelnud, et kui sul on vaja 1 tundi, et sa tahad karjuda, siis tule karju terve tund aega, et see on väga okei, et mitte, et meil seda väga tihti oleks, et oleks vaja karjuda. Ja muidugi, et üleettevõtteliselt samamoodi, et on erinevad sellised rahuloluküsitlused ja nende rahuloluküsitlustega on ka, et ma olen hästi palju kuulnud, et noh, kes see viitsib vastata neile. Tegelikult inimesed tahavad kaasa rääkida, kui nad näevad ka seda, et nende tulemustega päriselt midagi tehakse, et kui päriselt mind kuulatakse, päriselt võetakse ette midagi, siis see loeb, mida inimesed ütlevad. Just, jaa, täpselt nii ongi ja ainult sellest paraku see sõltubki, et kui on näha see esimene kogemus. Kui esimene kogemus, et midagi ei muutu, siis teine kord juba see vastajate arv on languses. Ja lõpuks sul vastabki juba ainult 20% neid nagu nii-öelda entusiaste, aga see ei kajasta tegelikult, mis seal nagu, mida nähakse. Just. Jaa, aitäh, Keishi. Reelikale selline küsimus, et oskad sina praegu öelda, ja jällegi see on siit vist kellegi loost ka välja tulnud, et mida tööandjad otsivad? Otsivad nad teadmist, otsivad nad hoiakut või otsivad nad seda, kes odavamalt tööd ära teeks ja vähem nuriseks? et mida sa saad nagu selle poole pealt siit välja tuua? No eks leidub kõike loomulikult, et see sõltub ju hästi palju konkreetsest töökohast. On tõesti tööandjaid, kes otsivadki konkreetsete oskuste ja kogemusega inimest ja see, kas selle inimesel on suur õpihimu või positiivne suhtumine, neid ei huvita. Aga samas nagu järjest rohkem joonistubki välja selline trend, et tööandja peab ennast müüma, et ta peab leidma viise, kuidas ennast atraktiivsemaks muuta tööotsijale. Ja paratamatult need isiksuse omadused ja väärtushinnangud või need hoiakud mängivad väga suurt rolli, sest et ma ütleks nii, et värbamisprotsessis ju tegelikult esimene ongi selline nii-öelda oskuste hindamine, kogemuse hindamine ja siis läheb peenhäälestamiseks. et lõppvooru jõuavad siiski inimesed, kes sobivad ka oma isiksuse omadustelt, oma suhtumiselt, oma väärtuse hinnangutelt ja kes sobivad sinna tiimi. Et see lõplik valik tehakse ikkagi selle põhjalt ju. Just. Ma just praegu hakkasin mõtlema seda, et miks on need hoiakute ja sellised nagu koostööoskused järjest olulisemad, et ma arvan, et üks vastus on siin ju see, et maailm on nii keeruline, meie valdkonnad on nii keerulised, et ei ole enam ühte tarkpead, kes kõike teab. Ehk et see tähendabki nagu seda, et see teadmine on nagu paljudes erinevates inimestes. Ja väga keeruline on see, kui seal on inimesi, kes ei taha seda tarkust nagu jagada või nagu koostööd teha. Ehk et head lahendused tegelikult ju leitakse koostöös. Ja see on nagu see koht, et sul võib olla 3 geeniust koos, aga kui üks ei taha suhelda ja teine ei taha kodustki üldse välja tulla, siis paraku see teadmine jääb nende pähe ja need ei edene. Et võib-olla see on ka nagu see koht, et miks nagu neid muid pehmeid, nagu öeldakse, ülekantavaid väärtusi, et me räägime, et see on midagi sarnast, nagu on kogu aeg elukestev õpe, eks ole. Alguses ta oli see nagu sõnakõlks, keegi võtab tõsiselt, mis elukestev õpe ja õpime me ja elukestvalt. Ja nüüd me praegu näeme, et me tegelikult just nagu õpime, sellepärast, et keskmine vanus koolidesse õppima minemisel on see kõrgkool või kutsekool kogu aeg kasvab. Täiesti normaalne, et sinna astuvad ka inimesed 50-ndates, see ongi juba elukestev õpe, see ongi reaalsus, eks ole. Ja nüüd, kui me räägime nagu pehmed väärtused, siis mõni tehase juht ütleb, mis pehmed väärtused, andke mulle inseneri siia, mul on inseneri vaja, aga samamoodi, inseneeria on ju ka väga kompleksne, kui insenerid omavahel nagu suheldud ei saa, siis see ettevõte ju kaotab konkurentsis, nii et need on need kohad, kus võib-olla, kelle jaoks on veel sõnakõlks, siis et meie jaoks, kes me siin värbamisega oleme rohkem seotud, me näeme, et see on tegelikult oluline. Ja nüüd nendele kandideerijatele siis saabki nagu öelda just seda sama, et kui sa tead, mida sa soovid, siis sa mõjud ehedamalt ja tänu sellele on ka sinu võimalus see töökoht sinna saada ja sinna tiimi sulanduda edukam, kui sa teed seda, mida sa tahad. Mitte, et tulen teen lihtsalt oma töö ära, makske mulle palk, muu mind ei huvita.
et paraku sealt neid häid tulemusi ei pruugi tulla. ma ütleks ka veel, et järjest rohkem on jah neid tööandjaid, kes on valmis endale seda töötajat koolitama ja välja õpetama, et kui nad vaid leiavad selle õige suhtumisega inimese. Ja kui inimene näiteks ei tea, mida ta tahab, siis jah, nagu siin varem on läbi käinud, karjäärinõustamine kindlasti saab aidata ja Töötukassal on ju teisi teenuseid ka tegelikult, mis on abiks nii tööotsijale kui tööandjale, et on koolitustoetused mõlemale sihtgrupile, tööpraktikat saab, et kellel on tahtmist, võtke ühendust. Ja see on meil tegelikult ju igapäevane kogemus, et need tööandjad, kes ka mõtlevad nagu selle peale ja planeerivad ette, et nendele ka neid kandidaate tuleb. Sest kes siin tõi vist, Laura tõi ka välja, et kui sa kandideerisid, et konkursid olid ju meeletud, eriti siin aasta tagasi inimesed olid töötajad, et tegelikult heade tööandjate juurde tahavad ju väga paljud konkureerida. Et kui nüüd keegi tööandjatest ütleb, et aga mina ei leia, siis tulebki nagu mõelda, et mida saab teha selleks, et inimesed rohkem võib-olla teaksid ja tahaksid tulla ka sinna tööle kandideerima. Et kindlasti see on see koht. Laura, sinu osas see lahtilaskmise koht veel sellest eelnevast tegevusalast ja sinna, muide jäi mul enne ka küsimata, et kuidas sa selle personalivaldkonna enda jaoks leidsid ja sellele soovisid kindlaks jääda? See personalivaldkonna otsus tuli minu jaoks tegelikult hästi lihtsalt, et kui ma varasemalt tiimijuhina töötades puutusin ju väga-väga palju kokku, olin ise kogu aeg värbav juht, personaliosakonnaga koos seal käppapidi sees, valisime ise endale inimesi, koolitasime, arendasime ja kõik see pool oli sellest juhitööst see, mis mind nagu tõeliselt paelus. Ja kuna ma tõesti kodus olles taipasin, et ma ei tahagi praegu olla juht, vaid ma tahakski tegelikult õppida endale mingi päris oskuse, saadagi mingiks spetsialistiks ja mitte võtta seda juhi vastutust tegelikult väikeste laste kõrvalt. Siis nii see otsus minu jaoks nagu sündis. Aga nagu ma ennevalt rääkisin, siis ma tegelikult ei õnnestunud mul ju seda personalialast tööd kohe leida ja võtsin siis vastu otsuse, et ma lähen siis teen seda, mida ma nüüd oskan, mida ma olen ju palju teinud ja töö oli tegelikult hästi sarnane. Aga see tõesti see on jälle see koht, kus ma pean endale tunnistama, et tuleb kuulata iseennast, tuleb olla aus iseenda vastu, et kui sulle ikkagi nagu kas miski ei sobi või sa tunned, et sa ei jõua või sa ei jaksa. Mina ikkagi hästi selgelt tundsin, et see juhi vastutus, et mul on tiim minu selja taga, kes vajavad mind, kes ootavad, et ma oleks nende jaoks olemas. Mul on kodus väike tiim, kes vajavad mind veel rohkem, et ma tundsin, et ma lihtsalt ei jaksa. Et need ootused olid lihtsalt liiga suured. Ja kui ma sellest ühel hetkel aru sain ja ikkagi siis võtsin uuesti, vaatasin selle CV-keskuse jälle lahti lõin ja hakkasin jälle personali tööd otsima. Lihtsalt selleks ma isegi ei mõelnud, et ma nüüd kohe hakkan ära minema, vaid tegelikult ma juhtusin juhuslikult ühe sealt CV-keskuse lapates tööpakkumise juurde. Ettevõte oli siis Orkla Eesti ja kuna ma olin nende personalidirektorid kuulnud umbes pool aastat enne seda ühel sellel samal personali kogukonna seminaril rääkimas nende sellest, kuidas nemad oma suures Kalevi tootmises ja Põltsamaa tootmises selle koroona aja nagu üle elasid ja mis nad tegid ja kuidas nad inimestega käitusid ja see lihtsalt jättis mulle nii sooja mulje. Ehk et ta tegi tõelist tööandja brändingut seal seminaril minu jaoks ja see oli põhjus, miks mulle see silma jäi. Kui ma lõin selle kuulutuse lahti, ma nägin, et see on täpselt see osa personalitööst, mida ma tahaksin väga teha. Ja kandideerisin. Ma olin muidugi täiesti valmis, et sinna see jääb, nagu eelnevad 15 kandideerimist, mis ma olin siis teinud. Aga õnneks läks teistmoodi ja õnneks meie väärtused klappisid ja meie soovid ja ootused üksteise suhtes klappisid ja ma sain tegelikult eelmises töökohas ma olin siis jõudnud olla ainult 3 kuud ja ma ei saa öelda, et see otsus oli lihtne. Kuigi mul oli justkui unistuste töökoht nagu olemas, aga see ei ole lihtne mitte kunagi, sest sa pead tervele suurele hulgale inimestele ütlema, et sa lähed ära, kes on juba sinuga harjunud, kes on sinuga arvestanud, kes sul on tiim selja taga, kelle usalduses oled võib-olla just nagu võitnud, sul on oma juht, kes on sinu peale lootnud, et ma ei taha öelda, et see on nagu lihtne, see kindlasti ei ole lihtne, see on väga-väga-väga ebamugav. Aga kui sa oma hinges tunned,
et see ei ole koht, kus sa oled rahul, siis sa pead iseennast nagu usaldama, olema aus eelkõige iseenda vastu, sest kõik muud sinu suhted sinu elus hakkavad täpselt samamoodi kannatama, kui sa ise oled rahulolematu sellega, mida sa iga päev teed või sellega, kuidas sa iga päev nagu oma asjadega toime tuled. Et minu jaoks oli kõige keerulisem oligi see, et ma tundsin seal juhi positsioonil, et ma ei ole rahul selle tulemusega, mis ma päeva lõpuks saavutan, sest mulle tundus, et mul on aega liiga vähe, ma ei saa teha asju nii, nagu mina ise tahan teha ja ootused on lihtsalt liiga suured ja pidin nagu, ma ei taha öelda, et ma andsin alla, ma arvan, et ma sain sellest väga hea nagu õppetunni ja ma selliseks nagu julgustuseks võib-olla nagu ütleksin, et kuulake, mida süda päriselt nagu ütleb, et olge iseenda vastu ausad ja siis need tükid lähevad natukene rohkem iseenesest ka nagu paika. Nii et tunne iseennast, avasta iseennast. Ole aus enda vastu, et vahet ei olegi, kas sa nagu lähed uude kohta või vanasse kohta tagasi, kui sa tunned, et sa ei tee iga päevaga maailma natukene paremaks kohaks, kui see ei ole see koht, kuhu sa tahad nagu väga minna ja et sa tahad seal olla, et või et see töö sisu või selle ettevõtte väärtused, nagu sa ennem rääkisid, on ju, et kas see on keskkonnasõbralik või see ei ole keskkonnasõbralik, et kui see läheb sinu väärtustega vastuollu või see töö on igavaks muutunud su jaoks või mis iganes see on, kui sa tunned, et sa ei ole rahul, siis sa ju pead midagi tegema ise. Keegi teine ei tee su eest. Kõige hullem, mis me võime teha, on see, et me istume ja vingume, et me ei ole rahul ja tegelikult ei tee nagu mitte midagi. Ja tegelikult kõik teised eluvaldkonnad ja kogu elukvaliteet igas teises eluvaldkonnas täpselt samamoodi kannatab selle pärast, sest sa võib-olla ei ole rahul. Just. Ja üks asi, mis ma tahan võib-olla ka veel siit omalt poolt veel juurde lisada, on see, et kui me teeme selliseid otsuseid, vaata, see on tegelikult raske selle inimese jaoks, nagu sa ütlesid ka, eks ole, see on tegelikult, sa pead ütlema teistele, et ma nüüd lähen ära, et aga miks sa enam meiega, mis sulle siin ei meeldi, aga samas sa tunned, aga sa oled ju tulnud siia, kuidas sulle siis meeldis, see on väga keeruline olukord. Ja siis sa pead võitlema veel sellega, et kas ma sinna saan tööle, kuidas mul seal üldse hakkab olema, võib-olla see ei lähe üldsegi nii hästi. Võib-olla seal ka ei ole üldse nii tore, kui mul alguses tundub. Et need kahtlusi nagu meeletult. Ja sa pead nagu niivõrd kindel olema kogu selles, et selles protsessis jääda iseendaks. Ja siin ongi see sama koht, et kellega me konsulteerime. Ja siit hakkab nüüd pihta. Kui sa räägid oma kolleegile, siis vabandust, et ma seda ütlen, aga kolleegid on egoistid, eks ole. Tema vaatab omalt, kus sa lähed, meil on siin ju nii tore, et jää ikka siia. Muidugi mõni hea tuttav võib ka öelda, tõesti mul on sulle hea meel, et mine ja julgustab. Räägime kodus. Jällegi, me ei tea, mis on meie elukaaslase või abikaasa motiiv, eks. Võib-olla tema arvab, et ei tea äkki seal, et siis ei tule nii palju katseaega, võib-olla mingid uued töökorraldused. Jällegi nagu midagi ole teha oma vaatepunktist ja siis me jõuamegi selle juurde, et karjäärinõustaja, tema jaoks ei ole oluline see, eks ole, et tema nagu ärgitabki mõtlema sind ennast, et vastused on sinu enda sees olemas. Et see ei ole nii, et ma lähen karjäärinõustaja juurde, et pange mulle kaarte, et kas mulle lähen sinna või jään siia. Et see on ikkagi pigem see, et sa saad enda rodu küsimusi, võib-olla mingeid harjutusi, mille pealt sa nagu jõuad selle veendumuseni. Ja kui see veendumus tõesti on sul seal 10 palli skaalal juba sealt niimoodi 9 kanti jõudmas, siis võib arvata, et sa lähed nagu läbi paksu ja vedela kõikide sellega, ütled olemasolevatele kolleegidele, et nägemist, teiega oli tore, ma pean edasi liikuma ja lähed uude organisatsiooni ja oled valmis siis seal nagu täiega võtma need uued vastutused üle, aga see kindlasti on keeruline koht, aga seda, ma arvan, aitab see alustala, avasta ennast, tunne ise ennast. Ma tooks võib-olla korraks sellega vahel, et sõltuvalt siis ettevõttest ma soovitaks alustada, kui vähegi võimalik sellest, et aruta oma juhiga oma kandideerim- või oma selliseid mõtteid väga avatult, et võib-olla mis on ka Elisa puhul selline hea praktika on ka see, et tuleb ette selliseid olukordi, kus inimene ütlebki, et see ei ole enam minu jaoks või siis, et näed, ma lõpetasin kooli, ma tegelikult tahan erialasele tööle liikuda, aga vaadake koos juhiga otsa sellele, et kas on mingeid võimalusi ettevõttes sees, et võib-olla sa saadki oma unistuste töö samas ettevõttes. Et meil on ka on hästi palju näiteid just sellest, kuidas mõni on olnud 15 aastat 10 erineval ametikohal. Et sealt tasub ka alustada, et kui see pole võimalik, siis muidugi karjäärinõustaja on see hea koht, kuhu pöörduda. Just, ja ega see on seesama juhtimiskultuuri küsimus tegelikult jällegi tuginedes enda kogemusele, mis ma olen ka niimoodi näinud ja kuulnud, et ega ausalt öeldes, eks ta ju käib ju juhi
ego pihta, kui töötaja ütleb, et kuule, tead, et noh, mul nagu see enam mind ei köida, sest juht mõtleb, et tema on nagu kuidagi imelik, et tegelikult on ju jutt tööst. Ja jutt on sellest, et kas juht on piisavalt noh, nii-öelda aktsepteeriv, enesekindel, et väga hea, et aga ma pakun sulle võimalust, et suurtes ettevõtetes tegelikult neid võimalusi on, et inimene saab ennast teostada. Et me ei kaota seda inimest kuhugi mujale, vaid me anname, et ta hakkab näiteks sama teemat tegema selle ettevõtte sees ja ta saab sealt kindluse ja võib-olla siis kunagi liigub ka mujale, sest et noh, mingis mõttes on see ka ju paratamatu, et me ei pea nagu ju arvestama, et inimesed on nagu kogu karjääri nagu ühe ettevõttega seotud. Aga jaa, see on täpselt seesama, et kui see avatus juhiga on olemas kord aastas, 2 korda aastas nagu rääkida, et kuidas sul praegu, et mis on sinu perspektiivid praegu, et noh, et lähi aasta 2 mulle siin täitsa nagu meeldib, et ma jätkan, aga et nüüd ma vajaksin midagi muud. Et kui juht ei võta seda väga niimoodi, noh, et tema pihta käib, siis on see täiesti töötav ja see on juhtimiskultuur. Ma ka julgustaks ikkagi juhiga rääkima, mitte juhi selja taga, töökaaslastega esialgu, vaid ikkagi juhiga otse ja ausalt, et kuhu sa edasi tahad liikuda ja täiesti vabalt võib see ju olla ettevõtte sees mõni teine lisaülesanne või teine positsioon. Just. Sest kõige hullem on see, kui juht hakkab koos kolleegidega parastama veel, eks ole. No mine. Ja nii edasi. Aga veel Kristile ka veel küsimus, millega osas sa oled siin ka välja toonud, aga võib-olla ka, et saad veel üle rõhutada enda aspektist just, et kuidas siis see sulandumisprotsess oleks lapse jaoks sujuvam ja kuidas siis nagu kohandada, et võib-olla mõned sellised 3-4 märksõna veel üle käia. Jaa, et tegelikult Lasteklubi Väike Päike on väga suur organisatsioon, et meil on 11 lastehoidu ja 2 lasteaeda ja huvikool ja lisaks veel virtuaalne lasteaed, et ma näen igapäevaselt nii siis harjutavaid lapsi, lapsevanemaid kui ka uusi töötajaid, et kui nüüd nagu tagasi tulla selle eelmise küsimuse juurde, siis uute töötajate jaoks, ma arvan, on selline hea mentorprogramm, mis meie oleme ka oma ettevõttes välja töötanud, võib-olla pehme maandumise nagu eelduseks, et sa tead, kelle poole mis küsimustes pöörduda ja et sul ongi selline vanem töötaja kõrval, kes hoiab nagu alguses kätt ja siis lõpuks nagu sa saad temaga arutada läbi võib-olla mingeid olulisemaid nüansse oma töös. Lapsevanema puhul ma saan aru, et siin on juba küsimus ka ekraanil. Noh, nagu ma enne mainisin, et võta piisavalt aega esiteks, see on sinu jaoks uus olukord, see on lapse jaoks uus olukord, isegi kui sa oled juba teisi lapsi harjutanud lasteaeda, siis ikkagi iga laps on erinev, sa pead olema valmis tagasilöökideks, sa pead oma logistika olema välja mõelnud, et kas ja kui kiiresti sa hommikuti uksest välja saad, kas sa lähed bussiga, rattaga, jala, autoga, kes jääb lapsega koju, kas sa saad vajadusel teha kodust oma tööd, kas sa saad lapse võtta pärast kooli näiteks kontorisse kaasa, kui tal kell 12 tunnid lõppevad. Ja noh, ma julgustan tegelikult seda lasteaiaõpetajat või hoidjat ka usaldama, et kui sina emana tunned näiteks, et ma ei tea, kuidas mu lapsel läheb, ma tahaksin terve esimese nädala temaga koos olla, aga hoidja ikkagi ütleb, et no proovime alguses kas või see pool tundi, et laps on üksinda. Et siis usalda ikkagi seda hoidjat ka, kes on juba sadu lapsi harjutanud enne sinu last. Et kindlasti kõik helistavad, kui midagi väga valesti läheb, aga et lapsele tekiks seda tunnet, et ta nüüd käib kuskil uues ägedas kohas emaga mängimas, et siis pärast 2. või 3. päeva võiks niimoodi tasapisi nagu harjutada ikkagi lapsest eemalolekut, mis on alguses kindlasti väga raske kõigi emade jaoks. Ükskord see pool tundi tuleb ju niikuinii. Nagunii tuleb, jah. Isegi kui seda edasi lükkad, eks ole. Ükskord on ikka esimene kord, kui pool tundi laps ju sinna. Ja ükskord on ka esimene kord, kui ta haigeks jääb, et mis siis saab. Just. Aga ma vaatan, et see küsimus siin soovibki teada saada just ka teie kogemust, et kuidas siis nagu teie lapsed ja teie pere harjusid uue elukorraldusega, et võib-olla teemegi sellise lõpu vastuste ringi, kus te saate seda just nagu kajastada. Need Kristi, kui sinul veel on lisada oma isiklikku seda, et siis ole hea ja siis lähme siit edasi. Okei, kohe alustan. No selles mõttes ma võib-olla räägiksin siis sellest kõige viimasest, kõige pisemast lapsest, kes on nüüd 3,5, kes ikkagi ju oli 7-kuune, kui ma läksin tööle, ehk siis, et tema esimene eluaasta möödus minuga kaasas.
autos, kontoris, lastehoidudes, et ta oli väga leplik, väga nagu sai hakkama uutes olukordades, et temaga ei olnud nagu selles mõttes muret. Küll aga, kui ta pidi siis esimest korda minema lasteaeda kuskil 2-2,5-sena, siis meil tekkis pärast 2 kuud minu meelest selline esimene suurem tagasilöök, kus ta öösiti ei maganud, oli väga väsinud, viril, hakkas rohkem haigeks jääma, sest et tema elu oli ju kogu aeg olnud selline, et jah, emme teeb tööd, aga ma käin temaga kaasas alati. Et siis see hetk, kui tema pidi jääma lasteaeda, aga emme ju teeb seda sama tööd, kus ma varem võisin kaasas käia, et see oli meie jaoks see raske hetk või raske olukord, millest siis tasapisi välja tulime. Ka ikkagi pakkudes lapsele võimalusel vabu päevi, harjutades tasapisi, et esialgu poole päeva kaupa, nii nagu nad ikka lõpuks harjuvad, aga et kõigi jaoks oli uus olukord. Jaa, aitäh. Lähme siis sealt edasi. Praegu mõtlesin, et mida siin välja tuua, et kuidas lapsed ja pere harjusid uue elukorraldusega. Mulle tundub, et ma olen juba nii kaua jälle tööl käinud, et kuidas me siis harjusime. Ma selles mõttes olen väga-väga tänulik meie pere vanaemadele, kes aitasid meil seda uut elukorraldust ikkagi oluliselt pehmendada. Et sellel hetkel, kui ma siis eelmise aasta detsembrikuus jälle tööle läksin peale 4,5 aastast pausi, siis mu mehe ema helistas mulle nädal aega enne seda, kui oli mu esimene tööpäev ja teatas, et ma tulen nüüd teile ja jään 2 nädalaks. Ja ega see oli hiiglama vahva, et ta tuli, sest ühelt poolt muidugi talvine aeg, lapsed olid kogu aeg nohused, tatised, 100 häda on ju, et see võttis mul minul endal tohutult pingeid maha. Eks muidugi selleks hetkeks mõlemad lapsed, suurem käis juba lasteaias, väiksem oli juba mitu kuud käinud lastehoius, et see harjumine on minu poegadel olnud mõlemile selline päris keeruline, et ikkagi see nutt tuleb ja kurb on, et emme läheb ära ja nüüd kui nad väiksem ka räägib, siis ikkagi ei taha lasteaeda ja ikkagi hommikul peab nagu selle traalivaali kõik nagu läbi tegema, aga tegelikult seal kohapeal nad on rõõmsad, õnnelikud, mängivad, kõik on tegelikult nagu väga-väga hästi. Aga väiksemal oli küll korraks siis sellel talvel selline olukord, kus ta tohutult klammerdus mu külge ka ilmselt siis 2 kuud võis olla peale seda, kui ma hakkasin tööl käima. Et enne seda oligi ju, et kui ta jäi haigeks, siis sain mina taga kodus olla ja siis järsku nüüd tekkisid need vanaemad muidku ja siis üks hoidja on meil, kes käib aeg-ajalt, kui vaja on. Et ikkagi see aeg, mis ma olin nendest eemal, oli nagu meeletult pikk, järsult. Ikkagi väga järsult, ikkagi päevast 8 tundi kodust reaalselt, ju pikemalt ära kodust tegelikult. Ja siis ta hakkas lihtsalt klammerduma, et ma läksin õhtul koju ja siis ta lihtsalt oli kogu aeg muus üles. Õhtusööki söödis üles ja kööki mindis üles ja mängutuppa mindis üles ja mitte midagi muud. Et nüüdseks on see nagu tõmmatud tagasi ja siis oli jälle raske vanemal lapsel, kes on ka alles 4, kes tahtis ka emme tähelepanu ja emme sülle ja emme aega, et siis me seal vahel žongleerisime niimoodi. Aga jällegi sellest taustajõust on abi, et kui sa lähed koju ja sul on kodus vanaema, kes on õhtusöögi valmis teinud ja sa ei pea esimese asjana hakkama lapsi enda küljest nagu minema lükkama, et ootama nüüd teen süüa või ootama nüüd koristan, vaid kui sul teised pereliikmed panustavad ja aitavad, et sa saadki tulla koju ja pühendudagi 1-1,5 ainult neile, siis see tõmbab selle tasakaalu jälle nii hästi paika, ja see ilmselt ka aitab, kui sa lapsi kaasad oma igapäevastesse tegevustesse, et see lapsega ühel aeg ei pea üldse olema, et ma nüüd istun sinuga ja vaatan raamatut, vaid et teeme koos süüa, koristame koos, jalutame koos koju, kuulame üksteise mõtteid. Just, et jällegi julge küsida abi. Et see ei ole nagu, need ei ole ainult minu lapsed või see ei ole nagu ainult minu projekt, et ma lähen nagu tööle, et lastel on isa, lastel on vanaemad, tädid, onud, sugulased, meil on sõbrad, naabrid, tuttavad, et lihtsalt julge küsida abi ja sind aidatakse suurima hea meelega. Ma olen täiesti kindel selles. Just, väga hea. Kas Reelika, sinul? Jah, ütleksin, et vana tõde on see, et iga algus on raske. Et meil olid need muutused ju nii geograafilised, kultuurilised, keelelised, et loomulikult oli lapsel alguses väga raske, ta jäi mu esimesel töönädalal kohe haigeks.
ja mina olin paanikas, et mis ma nüüd siis teen. Helistasin oma juhile ja ta ütles, et ole rahulik, ei ole hullu, võta omale need paar päeva, küll kõik saab korda ja läks 2 päeva mööda, laps oli täiesti terve, et see oligi ilmselt see šoki väljaelamine, et ühel päeval teda lihtsalt emmed kõrval ei olnud. Just. Nii, ja Keissi, sinuga me kõigepealt alustasime, sinuga me saame ka nüüd siin lõpetada. ja minuga see osa oli kas just lihtne, aga ütleme, et lapse harjumine oli täiesti okei, pere poolt oli samamoodi, olid vanemad kõik toeks. Ma arvan, et nagu ma alustasin ka sellega, et sa pead ise vaimselt valmis olema, siis minu jaoks oli see kõige raskem, et ise olla selleks valmis, et kui lapsel oligi päev otsa lasteaias, unustasin hommikul akna pealt lehvitada, siis päev otsa mõtlesin, et kuidas ma niimoodi tegin, kuidas ma unustasin selle lehvitamise ära. Et need olid just, aga mis ütleme lisaks siin tugivõrgustiku tänamisele, ma tõesti tööandjat ehk siis Elisat, ma ülitänulik saan olla selles mõttes, et see paindlikkus ja kaugtöö osa, et kui minul need, ütleme lapsel siis need esimesed haigestumised olid, siis ma ei pidanud muretsema selle pärast. Ma saingi olla kodus, mul oli see paindlikkus, ma sain ise oma aega planeerida, et selle koha pealt on küll tõesti, et minu see mesinädalate periood ka 2,5 aastat hiljem veel töö Elisas kestab, nii et siit on võib-olla siis hea kokku see võtta. Just, ma tänan teid, Keissi, Reelika, Laura ja Kristi, et see 1,5 tundi läks linnulennult. Loodan, et asjalikult, loodan, et huvitavalt, et mina ka pikemat kokkuvõtet ei tee, sellepärast, et siin on väga palju erinevaid teemasid käsitletud, aga tõesti kõlama ju jäävad need, et räägi, mõtle läbi ja lahendused on olemas ja ma arvan, et see viimased lood, mis te jagasite, on ka need, et mitte kellelgi ei ole kerge, et meil kõigil need asjad tuleb lihtsalt läbi teha, aga kui sellele keskendudes lahendused on olemas. Ma soovin kõikidele kuulajatele, vaatajatele edukat teekonda, loomulikult tugevat tervist ja ka motivatsiooni ja julgust jaksu oma ellu jätkuvalt muutusi tuua. Suur tänu teile ja uute kohtumisteni. No nii.